tulemast podcasti Ilu ja nähäbäneda, mina olen Agve Kask ja täna on mul saates inimene, kelle peale ma mõtlesin tükk aega, et kuidas sind saatesse sisse juhatada. Ja ma kirjutasin päris pika sissejuhatuse, nii et ma loeksin selle hea meelega ette. Et täna on mul saates naine, kelle käed on päästnud rohkem enesehinnanguid kui psühholoogid, kelle süstid on muutnud tuhandeid nägusid ja kelle teadmised näoanatoomiast on nii põhjalikud, et tõenäoliselt sa suudaksid botoxid ka silmi kinni süstida. Ja ta on Eestis üks kogenumaid esteetilise meditsiini õdesid, töötanud üle 12 aasta ja üleüldse siis selles valdkonnas koolitanud kolleege, õdesid, arste, olnud minu esimene mentor, hoidnud mul kätt ja olnud igati toeks ja ütleme nii, et tõesti, et ma arvan, et sa oled hoidnud süstat rohkem, kui mõni inimene suudab hoida oma suhet, et tere tulemast, Kristel Kaur. Aitäh, väga armas sissejuhatus. Tundsid ennast ära ka sellest sissejuhatusest? No natukene ikka, selles mõttes. Ma arvan, et see olen mina mingil määral. Aga võt ongi, et need, kes võib-olla esteetikas rohkem on teadlikumad, nii öelda ka meie kliendid ja patsiendid ja spetsialistid, siis sa kindlasti oled nii-öelda tuntud nimi, aga paljudele sa võib-olla veel ei ole ka, et miks sa nii tagasihoidlik oled olnud? Kus sa oled olnud? Ma olengi hoidnud võib-olla madalat profiili, et olnudki võib-olla sotsiaalmeedias mitte nii tegev, aga ma üritan ennast parandada. Jaa, et nüüd on aeg käes ja olla aktiivne. Aga alustame kohe ja esimene küsimus, et milline on kõige keerulisem juhtum, millega oled oma karjääri jooksul kokku puutunud? No võiks öelda niimoodi, et mul tegelikult universum on vist mind natukene hoidnud igasugustest väga keerulistest juhtumitest. Poputama 1, 2, 3. Sülitama ja. Et ühesõnaga ma arvan, et ma üritasin mõelda, mis need võiksid olla need kõige keerulisemad. Eks tuleb ikka asju ette ja see ongi loomulik, mida rohkem sa süstalt käes hoiad või üleüldiselt protseduure teed, ikka tekivad kõrvaltoimed ja nii. Aga kui mul niimoodi hetkega midagi peaks, millest rääkida, siis mul tuleb meelde üks väga huvitav juhtum hoopiski mitte süstimisest, vaid selline protseduur nagu fotopiil. Ehk siis IPL-tehnoloogia, kus me siis parandame naha kvaliteeti läbi fotonoorenduse ja sinna peale läheb siis happekoorija, mis tähendab, et pärast hakkab ka nahk etendama. Ja klient siis läks koju peale protseduuri ja pani peale veel kord hapet sisaldavat kreemi, mis on nagu kindel reegel, mida ei tohiks teha, aga ühesõnaga asju juhtub, läheb meelest ära, läheb segamini, mida tohib, mida ei tohi ja siis nagu oli ikka väga punane ja väga pikalt. Et selles mõttes ma arvan, et ta sai oma parima tulemuse, mis üldse võimalik, sest ketendas kõik, mis ketendada sai, aga jah, kõik lahenes kenasti ilma igasuguste tegelikult ravili sekkumiseta, lihtsalt ta rohkem ei pannud seda hapet. Ma mõtlesin, et lihtsalt rohkem ei tulnud, et ei, ma arvan jah, et tegelikult jah, et see mõjus talle väga hästi lõpuks, aga lihtsalt jah, see taastumine, et see reaalselt ei ole valmis selleks, et sa ei saa kodust välja minna. Okei, aga mis võis valesti minna selles mõttes, kas kommunikatsiooniviga või mis see patsient siis? Sest et me alustame alati konsultatsiooniga, alati on selgitused, mida tohib, mida ei tohi, tegelikult on need ka kõik kodulehel kirjas, aga lihtsalt inimesed on närvis, kui nad tulevad protseduurile ja selle nagu ärevuse ja elevusega tekib see tunne, et see lihtsalt kõik ei jää meelde. See on täiesti loomulik, et sellepärast ka on hea alati veel kord üle korrata enne äraminekut ja tavaliselt ma seda teen, aga ma ütlen. Ja siis mõnikord on lihtsalt see, et klient ei tea, et see kreem sisaldab hapet. Ja ta arvas, et see on hea lihtne kreem, mida peale panna ja ei lõpet nii hästi. A la stiilis panen õhtukreemi peale ja see sisaldab retinooli. Just. Et siis sa saadki sellise mõnusa topeltefekti. Aga see ei ole nüüd kindlasti selline hea nipp, et mida nüüd kohe kõik hakkasid järgi tegema. Ja, kindlasti mitte. Just, et see ongi see, et temal läks hästi, ta oli noor inimene, noor nahk ja kõik, aga muidugi võivad tekkida tõsisemad kõrvaltoimed. Aga ma tean, et sa oled teinud tegelikult 12 aastat täitesüste ka. Et kas seal midagi on ka nii-öelda, sa oled näinud näiteks mingid komplikatsioone, mis on tulnud võib-olla kuskilt mujalt väljaspoolt siis, ma ei tea,
kliinikud, kus sa varasemalt oled töötanud, et on tulnud, Et mõnikord jõudnud ikka sinna? pöörduvad inimesed niimoodi, et kui ei ole saanud abi oma spetsialistilt, mis on kõige kurvem üldse, siis paar lahustamist on küll niimoodi olnud, et on vaja olnud huuli lahustada. Aga mis see põhjus on? Kas huuled on valesti süstitud, on No ta sellel migreerunud? hetkel oli lihtsalt konkreetselt ikkagi oklusiooni risk, kahtlus, ühesõnaga, et see oklusioon on siis selline, kui nahk hakkab muutma värvi, et seda võib ajada segamini alguses sinikaga, sest ta muutub selliseks nagu, kuidas öeldakse, selline pitsiline lööve tekib justkui ümber. Et see oli juba läks Nagu huule, ämblikuvõrk. nagu ämblikuvõrk, Jah. et see läks ka juba mitte ainult huule, vaid huule peale ja väga lihtsa väikse koguse lahjendamisega siis sai selle lahendada tegelikult. Aga mõnikord jah, mingil põhjusel siis, kelle juures ta käis, ütles, et see on normaalne. No, mina olen iseenesest käinud ka päris palju koolitustel nagu sinagi ja väga paljudel spetsialistidel, kes on rahvusvaheliselt väga tunnustatud, ütlevad, mida rohkem teed, seda rohkem juhtub. Nii on. Et kas sinul on ka juhtunud? Küsin kohe otse välja. Jah, on juhtunud ühe korra. Isegi päris palju aastaid tagasi, ma arvan, et sel ajal isegi nii palju sellest hüaluronidaasist ei räägitud. Loomulikult see oli meil kliinikus olemas ja ma reageerisin kohe, sest et nii palju loomulikult ju on teadmisi, et sa tead, sa tunned ära selle ja see õnneks lahenes väga lihtsasti ka, et lõpetasin süstimise, alustasin protokolliga ja Kõik oli hästi. Kõik oli hästi, ja. Aga jah, ma arvan, et kõigil juhtub, et selles mõttes, kellel ei ole veel juhtunud, sellel juhtub varsti, sest see täpselt see iga süstla kättevõtmisega risk kasvab. Ja see on normaalne. Et lihtsalt oluline on teada reaktsiooni, nahareaktsiooni jälgida ja koheselt reageerida. Et ei ole see, et lähme vaatame või ootame, et äkki läheb paremaks, siis ei lähe. Eks ta nii on ja tegelikult ju mulle saadeti üks huulte pilt, mille ma saatsin ka sulle edasi ja siis see oli alles hiljuti, kus siis oli tehtud, vot ei teagi, kus siis täpselt oli tehtud, on see kodustes tingimustes tehtud, mis on kõige hullem, et selles mõttes, ma tahtsin öelda nüüd, et igal juhul neid juhtub ja hea on, kui on olemas teadmised, oskused, et mida siis teha. Ja meeskond ka, et kelle käest abi küsida ja pead kokku panna ja mõelda. Ma arvan ka, et see konkreetne juhtum oli selline, kus meie kui kogenud spetsialistid oleks kindlasti kohe reageerinud. Juhtum oli siis selles, et oligi huulte pilt saadetud ja see oli päris kole. Tegelikult me võime panna siia video peale pärast selle pildi ka, et milline näeb välja selline kole huul peale protseduuri, et kindlasti, mis vajaks nagu lahustamist, et selles mõttes mina ei saanud terve öö magada. Sama. Ja siis hommikuks... See oligi reede õhtu, me olime valmis juba välja sõitma. 12 või Kristel, vaata, et mis see on, natuke oli nagu äge on paha öelda, vaata selles mõttes, et aga tekitas adrenaliini, et mingi juhtum, et tahaks hakata lahendama, et vaadata, et mis saab, kuidas saab, et selles mõttes igati ju harib, et neid ei juhtu ju tihti. Just, ja inimesed selles mõttes reageerivad ka ilmselt erinevad spetsialistid, ma mõtlen, mõni ütlebki, et vaatame hommikuni. Minu reaktsioon oleks nüüd kohe täna. Nüüd kohe praegu ja mul öösel. Kas või reede öösel, et vaatjale. Mul käisid juba need filmid läbi, et hommikul keerad huult, on juba nekroos, kõik asjad, et aga patsient kadus ära. Ja... No, ta ei olnud meie patsient. Ei olnud meie patsient, aga me oleme alati valmis aitama ja toeks olema teistele ka, aga jah, kadus ära ja ega me tänagi ei tea, et mis siis sai. Selles on kahju, et kui küsitakse abi, siis oleks jube tore, kui antakse ka tagasisidet, et kas kõik on okei või mitte, muidu sa ise muretsed ennast nagu hulluks. Nii, aga lähme edasi siit nüüd küsimustega, et kas kõik esteetilised protseduurid on tegelikult ohutud? Kindlasti mitte. Valik on väga suur, tõesti. Kõige olulisem ikkagi pöörduda kogenud spetsialisti juurde, aga alati ei tea ju seda, kui kogenud ta tegelikult on. Aga selleks on kindlasti ka enda selline sisetunne, et mis protseduure sa üldse valikusse võtad, et kõik spetsialistid ei tee kõike ja see on ka õige, ma arvan, et selles mõttes igaüks peab tundma seda, mida ta on valmis tegema. Jah, täiesti nõus ja kõik ei peagi kõike tegema. Just. Et näiteks, mida sa oled teinud ja mida sa enam ei tee? Mida ma olen teinud? Olen teinud väga pikki aastaid laserepilatsiooni näiteks ja
ma arvan, et see on ka väga hea protseduur, ta on elumuutev protseduur, kui võiks öelda, aga tegemise mõttes ma arvan, et ma kasvasin välja sellest, et aega jääb vähemaks ja siis ongi pikemad sellised ajaliselt pikema aega võtvad protseduurid võib-olla jäävad tahaplaanile. Kas võib öelda, et sul hakkas igav? Jah, võib küll. Tahtsid midagi põnevamat aga kas on olemas sul mingi selliseid protseduure, et a la stiilis näiteks ma kunagi panin niite, aga täna ma enam ei taha väga panna? Et sa näed, et sellel pole nagu, mitte et nüüd niitidel pole pointi, ma ei taha seda öelda, aga et lihtsalt, et mingi protseduur, mida võib-olla vanasti tehti hästi palju, aga nüüd praktiliselt seda ei tehta või sellel ei ole nagu nii suurt väärtust. Vanasti näiteks keemilisi koorimisi tegin oluliselt rohkem. Praegu ma näen, et ikkagi väga paljudel ei ole mureks ainult akne ja poorid, et on ka pigmenti ja punetust ja seda on kõike korraga. Et ma arvan, et IPL koos happekoorimisega annab tegelikult palju parema efekti. Et keemilised koorimised on jäänud kuidagi tahaplaanile. Ja sealhulgas ka, mida tooksin välja, on veel mesoteraapia. Sama. Mesoteraapiat sai vanasti väga palju tehtud, nüüd on niimoodi, et ükskõik, isegi kui on noor inimene, siis kokku võttes mesoteraapia on hea protseduur, aga seda tuleb teha tihti 2 nädala tagant kuurina, kui versus biorevitalisatsioon, mis on siis tegelikult hyaluronhappe palju kõrgemas kontsentratsioonis, mis annab tegelikult ju palju parema efekti ja kord kuus teha palju tegelikult kliendile ka mugavam. Ja samas on nagu niivõrd palju nagu edasi arenenud, et kui muidu oli meil ainult ju see biorevitalisatsiooni siis see preparaat, siis täna on tegelikult meil ju redermalisatsioon, siis on meil nüüd polünükleotiidid, siis on veel eksosoomid, ma ei tea, mis veel on. Tulegi kõike meelde siin kohe, et vast on. Ja need on need põhilised. Et täitsa nõus. Ja, et saab valida ja see on ka põnev. Ma arvan, hästi põnev maailm on üldse kogu see niisutuse teema ja kõik see. Naha kvaliteet. Aga küsimus, et milline protseduur on kõige ohtlikum? No, kõige ohtlikum selles mõttes võib olla ikkagi täitesüst, kuna et seal on ikkagi omad riskid, nagu me juba siin rääkisime, et täitesüst ei tohi sattuda veresoonde, mis võib siis tekitada oklusiooni. Nagu veresoone ummistus, ma igaks juhuks tõlgin eesti keelde. Et ühesõnaga, mis mõjutab väga oluliselt nahka, et selle vältimiseks on omad trikid, nipid ja anatoomia tundmine. Eile oli mul hästi huvitav vestlus ühe patsiendiga, tema vaatas nüüd, kas oli ETV-s või kus see saade oli, ma ei tea, et üks arst rääkis, et kindlasti täitesüsti ei süstita glabella piirkonda, ehk siis see kurjuse korts on ja otsmik ja nina, et need on siis nagu kõige riskantsemad piirkonnad, et mis sa soovid kommenteerida? Ja, ühelt poolt ikkagi nõus. Arvan, et väga kogenud spetsialist, kes teeks ainult hommikust õhtuni ainult ninasid, ma arvan, et ta saaks nina süstimisega suurepäraselt hakkama. Mina isiklikult lihtsalt nina ei puutu, et see on kindel reegel algusest peale olnud, et see on lihtsalt liiga vaskulaarne, ehk siis liiga veresoonte rikas piirkond ja liiga palju kõrvaltoimete riske, et ei ole mõtet seda riski võtta. Otsmikuga on viimasel ajal natuke teistmoodi, sest on uued preparaadid, mida saab süstida ülipindmiselt ja nad ei jää näha pärast. Et vanasti oli see, et ükskõik, kuna otsmikul rasvkude ei ole ja ei ole, praktiliselt ei ole. Ja kui sinna fillerit panna, ehk täitesüsti, siis ta hakkab sealt ikkagi läbi kumama, pluss veel siis risk, et veresooned on seal hästi pindmiselt. Aga nüüd on olemas preparaadid, mida saab siis nii-öelda blanching tehnikas, on selline oma tehnika, kus saab siis täita neid kortsukesi pindmiselt, et ma arvan, et selle tõttu on see ikkagi muutunud ka natuke ohutumaks. Ja kui me räägime seda kulmude vahelist piirkonda, see on ka selline, et kanüüliga kindlasti tohib täita, aga minu lemmikpiirkond see kindlasti ei ole, et esimese asjana ma seda kunagi täitma ei hakka. Ma alati soovitan kõigepealt ikkagi botuliin, sest me teame, miks tekib korts kulmude vahele. On ikka ainult kortsutamisest. Kui ei pidurda ära kortsutamist ennem, siis täitesüst seal ka, ta ei saa kaua püsida, sest et see on nii liikuv piirkond. Et kõigepealt ikkagi botuliini regulaarselt, ma soovitan isegi alguses niimoodi, et 4 kuu tagant paar korda teha ennem ja siis alles vaadata, kas on mõtet täita. No ja ma olen sinuga täiesti nõus, et tegelikult
Vot võikski ka jälle panna enne pärast pildi siia just otsmikule, et sai tehtud ka üks otsmik ja ei ole kasutatud nii-öelda seda, on küll jah, cross-linked nii-öelda tehnoloogiasse nii-öelda täiteaine, aga teise tehnoloogiaga, ehk siis mis ta ei ole, ütleme, ta ei ummista nii-öelda seda veresoont, et kui ta peaks sinna sattuma ja väga hea tulemus jäi. Et iseenesest on preparaadid muutunud ja on läinud tõesti nagu sõbralikumaks ja ohutumaks. Ja mis ma veel tahtsin võib-olla siin mõtet jagada, et üks doktor, keda me arvame mõlemad jälgime, doktor Rebecca Kardell, keda jälgid väga paljud esteetilise meditsiini spetsialistid, et ka tema on tegelikult rääkinud otsmiku täitmisest ja tõigi ka nagu sellise nii-öelda mõtte sisse, et kui sa pikalt teed nagu botuliintoksiini järjepidevalt, et siis ikkagi mingid muutused tekivad vaata lihases ka, et siis tekivad nii-öelda muutused ka otsmikul, et kellele jääb mingi selline lohuke ja kellele mitte, et siis viimasel ajal neid on vaja täita. Mis sa arvad sellest? Jaa, et anatoomilised muutused vist üleüldiselt sellepärast, et kogu luu taandub, et me teame, et luu taandub ja see sama on ka otsmikul. Kindlasti on jah, juba geneetiliselt otsmiku kujud ongi erinevad, aga lihtsalt jah, et kui luu ka vaikselt taandub, see muutubki ja natukene täita on täiesti okei, et lihtsalt ohutus enne kõike. Siin on veel müütidest ka, küsin su käest, et mis on suurim müüt, mida inimesed ilusüstidest ja esteetilisest meditsiinist usuvad? Jaa, et see müüt on kindel see, et ma ei taha näha välja ülesüstitud, et täitesüst võrdub ülesüstimisega, et kui palju on olnud neid konsultatsioone, kui ma soovitan täita huuli, miks? Vanemad prouad, suu ümber tekivad kortsukesed, huuled lähevad hästi peenikeseks, nad ise ütlevad ka, et huulepulka enam panna ei saa, sest huult praktiliselt ei olegi. Jah, ja see huule värv nii-öelda siis tuleb siia nii-öelda, huulepulk tähendab hakkab jooksma siia huule. Ja kui ma soovitan täitesüsti, siis see on niimoodi, et ei, et seda ma kindlasti ei taha, sest kohe tuleb ette kõik need ülesüstitud huuled, mida me võib-olla tänaval pildis siiamaani näeme ja kogu see ei peaks olema tegelikult niimoodi, et ilusüste saab teha väga edukalt, nii et see peaaegu välja ei paista. Minimaalselt. Jah, nagu sinu motto on, less is more. Ja, minu motto samamoodi. Et aga mis ma tahtsin veel öelda, et tegelikult kui vaadata seda sotsiaalmeediat, siis väga paljud ju kuulsused järjest lahustavad, et see on ju iseenesest ju positiivne, et lahustavad ja teevad nii-öelda siis loomulikult, tegelikult nad täidavad ju ära uuesti, aga lihtsalt näebki välja väga selline ilus ja ei ole üle täidetud. Ja sealt tekib ka natuke järgmine müüt, et huuli peab alati lahustama. Et tullakse küsima, et ma olen juba 2 korda teinud, kas ma nüüd pean lahustama, et see on ka müüt. Et me lahustame ainult juhul, kui on täitesüst sattunud kas valesse kohta või siis migreerunud üle huule kohale. Et kui tekib ikka selline ebaloomulik välimus, ma näen selle kohe ära selles mõttes, et siis ma soovitan lahustada, niisama ei ole vaja, et lähme nüüd lahustame. Sest me teame, nüüd uued uuringud näitavad, et täitesüstid püsivad väga palju aastaid. See, et meil näeme, et just kui tulemus kaob ära, aga see ei kao 100%, mis on ka iseenesest positiivne, sest tegelikult kes regulaarselt teevad täitesüste, iga aastaga on vaja aina vähem. Et kes tuleb täiesti tühja näoga nii-öelda, lähebki alguses rohkem, võibki minna 3-4 milliliitrit ja nii edasi ja tulevikus võib käia ainult kord aastas ja 1 milliliiter on piisav, saab jaotada, et see on... Ja, aga kui palju sa oled korraga süstinud ühel protseduuril täitesüsti? Jaa, et mulle väga palju ei meeldi niimoodi korraga teha, et ma pigem olen selline, teeme täna natukene, kohtume uuesti 1-2 pärast, vaatame edasi. Aga ma arvan, et 4 milliliitrit on äkki selline täitesüsti, ehk siis 4 süstlatäit ühe protseduuri käigus on olnud minu, ma arvan, suhteliselt selline maksimum. Ja mis piirkonnad sul need olid? No siis algabki see sarnad, midface, eks näo keskosa, huuled, lõuajoon, suunurgad, et niimoodi. Et alguses tundub palju, aga kui me paneme lusika peale 1 milliliitri, see on ju väga väike kogus. On küll, jah. Aga lihtsalt, et mitte, me teame, et täitesüst tulemus paraneb ka ajas, ehk siis me näeme ühte tulemust, aga ta natukene ikkagi kergelt võtab oma kuju, muudab 2 nädala kuni 4 nädala jooksul, et sellepärast ka on mõistlikum alguses ikkagi pigem vähem panna ja siis hiljem hinnata, kas on vaja lisada. Ja võt, mis veel tuleb meelde, mida tegelikult palju küsivad konsultatsioonis, et kui nüüd ma hakkan täitesüste tegema või botuliintoksiini või üldse esteetikas mingitki protseduuri, kas ma jään sõltuvusse?
Jaa, ei jää on kiire vastus, aga millest jäädakse sõltuvusse, on sellest tundest, et mulle meeldib see efekt. Et see ei ole nii, et kui mul see efekt nüüd ära läheb, et siis ma hakkan uue doosi järgi värisema nii-öelda, aga just ongi oluline see teada, et ei ole füüsilist sõltuvust, aga inimestele meeldib see tulemus, sellepärast on meil ka väga palju püsikliente. Et meeldib olla see värske ja kõike, aga siis on veel küsitud, et aga kui nüüd üks päev ma otsustan, et ma botuliini ei tee või ei tee täidet või ei tee, ma ei tea, IPL-i või mis iganes protseduurid meil siin kõik on, Sculptra, Radies, et kas ma, ja kui see kõik ära kaob, et kas ma siis näen kordades vanem välja? Ja samuti müüt selles mõttes kindlasti mitte, sest et oled juba nii palju investeerinud enda välimusse, see ei saa ju kõik päeva pealt ära kaduda, et paljud protseduurid on ka kollageeni stimuleerivad, mis tegelikult üleüldiselt parandavadki naha kvaliteeti. Hullemaks kindlasti ei lähe, lihtsalt lõpuks taastub see algne välimus, ehk siis millega sai alustatud. Et huultega ka, et ei ole nii, et regulaarselt kord aastas teeme huuli ja siis nad pärast on nagu tühjad, et ütleme, et enam ei tee, et siis järsku nad on nagu tühjad rosinad või nii, et niimoodi see kindlasti ei ole, lihtsalt lõpuks see tulemus kaob ära. On sul juhtunud tihti, et sa pead ütlema ei patsiendile, et näiteks sa ei ole nõus tegema midagi või? Õnneks mitte, et minu moto on alati olnud see, et loomulikud tulemused, ma väga palju rõhutan seda, et ainult loomulikud tulemused, et võib-olla minu juurde ei satugi neid, kes on juba väga suurte huultega, sest nad on jäänud mulje, et ma ei tee, et no tõesti minu juurde ma väga tihti ei pea ütlema, aga ma ütlen kindlasti julgelt, kui ma näen, et sinna ei saa teha või sellel lihtsalt ei ole esteetilist tulemust. Okei. Et võib-olla see on see ka, et kuna tegelikult esteetika spetsialistide maailm on ju väike, et tegelikult meid ei ole väga palju, kes siin neid süste teevad nii-öelda, ametlikult, et siis eks see sõna levib, et kes teeb natuke selles stiilis, kes teeb selles stiilis, et võib-olla siis juba inimesed teavad, et Kristele juurest suuri huuli ei saa näiteks, aga saab väga loomulikku ja ilusat tulemust, et mis on selline et ma olen väga palju seda oma sotsiaalmeedias kõigega rõhutan alati, et ainult loomulikud tulemused. Ja nii, et siin on mul veel vot selline küsimus, et kas su sõbrad tunnevad survet olla alati täiuslikud, kui nad on sinu sõbrad, kui nad on sinuga koos? Ja, et iga üritus lõpeb ikkagi sellega, et mis arvad, kas ma peaksin ka midagi tegema? Et hästi huvitav, kui ma satun kuhugi uude seltskonda, siis alguses nagu justkui ei julgeta küsida ja siis ikkagi tullakse ütlema, aga aastatega on mul ikkagi tekkinud neid sõbrannasid küll, kes ka soovivad protseduure ikkagi teha. Et ma alustasin nii noorena ise selles mõttes, et ma olin 26, kui ma esteetilisse meditsiini sisenesin, et siis mina hakkasin juba siis vaikselt üht-teist tegema, et nemad liitusid seal sõbrannad mul kuskil 35-selt võib-olla, et selline tavaline vanus, kust alustada. Aga ütleme, sa alustasid 26 on ju küllaki noorelt, mis su esimene protseduur oli, mida sa endale tegid? Välja arvatud happekoorimine? Jah, just see on kõigil. Ma arvan, et botuliintoksiin oligi. 25-selt? Jaa, et tegelikult mul juba, mul oli juba otsmikukorts. Ja ma ei teadnud seda, et ma olin ikkagi sellest ilu, mind absoluutselt ei häirinud ja ma isegi ei teadnud, et see mul on, ma olin lihtsalt nii hästi mäletan, kui ma seda tööd alustasin, siis ma ju tõesti, ma ei teadnud mitte midagi sellest maailmast, et ma olin ka täiesti roheline. Kes ütles sulle siis, et... Ja tervitused Jevgeniale. Ja minu armas esimene kolleeg ja küsis, et kas sa ei ole mõelnud endale teha, siis ma mingi vaatan peeglist. Väga diplomaatiline. Et mul ongi ortsmikukorts, et ma ei teadnudki seda. Ja, aga kas sa ise ei ole tööd tehes tundnud seda, et sa tõmbad ka natukene ennast tagasi, et ma mõtlen ise, kui mul tuleb konsultatsiooni, ma väga ikka ütlen ausalt, et mida ma teeksin, mõni tuleb, ütleb, mida sa teeksid ja siis tahad ikkagi olla selline, kuidas ma ütlen, et ei taha tekitada inimesele komplekse, mida tal tegelikult varem ei olnud. Et see on mu mõte alati, et kui miskit häirib, et siis nagu lahendada. Ja, eks seal ongi väga peenike piir, kust mitte üle astuda. Et pigem minu konsultatsioon näeb välja selline, et kuidas ma saan abiks olla. Ehk siis ma küsin seda, et mis ennast häirib ja mida sa sooviksid muuta.
Mind ei häiri selles mõttes midagi, mind teiste näod ei häiri, samamoodi mu sõbranna. Teiste näod ei häiri. Et mul ei ole nii, et mul sõbrannad, ma vaatan otsa, et issand, sa pead tegema. Ei pea selles mõttes, et kui sina pöördud minu poole, ütled, et näed, mul on siin silmanurgas väiksed kurrud, et mis ma võiksin teha, siis ma annan soovituse. Aga ma niimoodi, et kuule, sa peaksid botoxit tegema, mina selline ei ole. Et klientidele ka ma ikkagi pigem selline... Aga kui mõni ütleb nüüd, näiteks tuleb sulle, no teeme konsultatsiooni läbi, ütlen tere Kristel, et ma olen muidu rahul, aga mind midagi häirib ja ma tahan teada, mida sina arvad minu näost, mida ma tegema pean? Et see on jah selline... Mida ma tegema peaks? Mitte midagi. Ei, no sa oled diplomaatiline praegu. silmaalused, need on need. Ja, eks muidugi, alati leiab midagi, aga selles mõttes ongi, et võib-olla ongi, sina ei näe oma silmaaluste mingit muret, eks see on jah keeruline natukene, et ma arvan, et seal on selline tunnetuslik, et kui vestluse käigus sa saad juba aru, mis isegi kui ta alguses ütleb, mind midagi ei häiri, no midagi ju natuke häirib, muidu sa ei astu elukliiniku uksest sisse, et midagi ju natukene häirib. Mingid mured on. Ja kui ei olegi otsest mingit mure, siis on alati nahka parandavad protseduurid, et me üldse minu meelest see täitesüstide maailm ja üldse muutubki pigem ikkagi selliseks kollageeni stimuleerivaks maailmaks, et naha kvaliteet iga päevaga muutub aina olulisemaks. Ma iga kord räägin, kui oluline on vee tarbimine, et joome vett ja kaitseme ennast päikese eest. Kas isegi talvel? Isegi talvel. Ütleme nii ausalt, mina detsember ja jaanuar, need kuud ma tõesti ei kasuta. Mul on pooriline nahk, et mul ikkagi vahepeal nahk vajab vähe puhkust sellest päiksekaitsest, aga nii pea kui nüüd veebruaris. Eile oli hästi ilus päikseline ilm, olin mitu tundi õues, mul oli SPF 50 peal, jõuhke enda üle. Nii tubli. Ja mina istun siin vastas, olen mega pruun ja see on tänu, ma just mõtlesingi, et ma ei julge tööle tulla, siis Kristel on tööl ja ma tulingi natukene soojast ja seal juhtus selline apsakas, et ma ostsin kohaliku päikesekaitse ja mul oli kogu aeg nagu, ma ei saanud aru, miks ma pruunimaks lähen ja miks mul tekkis allergia, et ei toiminud, et midagi oli väga valesti ja siis ma mõtlesingi, et issand, kuidas ma tööle tulen, et Kristel on ju tööl. Ma saan kohe vastu päid ja jalgu, et Kristel oli kusjuures mina tulin, millal meie kolleegideks saime? Issand, aasta oli siis 2005, ei olnud, 2000, no mingi 2019, midagi sellist. Et siis sina olid see, kes ütles, et Agve, issand jumal, et järgmine suvi palun ära ole enam nii pruun ja hakka kasutama päikesekaitset, et ja nii ongi. Sellega ma natuke vist olen küll hullumeelne, et kui ma ei ütle kortsud, siis ma seda nagu näen, kui on pigmendilaigud ja kõik see, et siis ma küll ütlen, et tihti ikkagi rõhutan. Kui ma näen väga punetavaid põski ja väga palju pigmendilaike, siis ma alati rõhun lihtsalt sellele päiksekaitsele. Ja see ongi väga oluline, sest et muidu on see, et kui sa neid kalli protseduure teed, what's the point, et sa lihtsalt lähed ja rikud, põhimõtteliselt nullid ära selle. Just, ühe suvega saab kogu talve vaeva ära nullida. Et selles mõttes, et sul oligi nüüd nädal aega ju konsultatsioonide maraton ja sa tegid jutti 30 konsultatsiooni, et mis oli see kõige enam levinud probleem? Ja, et ongi väga huvitav, aga ikkagi jõuame rohkem nendest kortsudest kõrvale on naha kvaliteet, ehk siis poorid, punetus, pigment. Peaaegu iga mu teine konsultatsioon oli poorid, punetus, pigment. See lindistad juba ma oleks võinud küll teksti üles lindistada, ma lihtsalt mõtlengi, et mul on väga piinlik, kui ma mõne asja jätsin rääkimata või niimoodi, sest ma olin juba nagu autopiloodi peal, ma juba muigasin peas, et kui ma nüüd küsin sama küsimust tal 3. korda, sest ma enam ei mäletanud, kas ma olen juba rääkinud, et jah, et see oli hästi huvitav kogemus, et ma olen küll aegade jooksul ikka ju alati konsultatsioone teinud, aga niimoodi järjest terve nädala, väga huvitav, aga jah, et ühesõnaga IPL protseduur praegusel ajal veel viimane aeg teha, kui on näidustus, ongi, ma mõtlen, igal eestlasel on punetus, päriselt, osad isegi ei teadnud, ma pidin nagu suunama või vaata, et siin on punetus, mingi, et jaa, on tõesti, et hästi huvitav, et tegelikult jah, see IPL sobib kõigile. On ja minust ka, et see on ka minu üks lemmikprotseduure, ma just olen seda ka juba 100 korda rääkinud, et IPL ette taha, et eriti kui on veel selline pime periood ikkagi meie mõistes ja selles mõttes on nagu väga head tulemused tõesti. On ja.
nahk läheb särama. Jaa. Nii, aga vaatame siis siit vot konsultatsioonide kohta ka, et kas midagi veidrat oli ka või? Et sinu jaoks nagu kummaline küsimus. Ei, ei midagi ootamatult, et ongi Sind ei üllata enam mitte miski, ma arvan. Jah, et mind tõesti vist on raske üllatada peale 12 aastat esteetilises meditsiinis. Jaa, aga vot räägime ka nendest trendidest, et kõik teavad, et mulle vähemalt endale tundub, et esteetilist meditsiini seostatakse väga palju nagu botuliini ja täitesüstiga, aga muud protseduurid, tegelikult meil on ju neid niivõrd palju, et neid nagu kas siis ei teata või ei osata niimoodi hinnata, et kuidas sulle tundub, et millised need aasta 2025 trendid on? Jaa, et praegu ma ise olen täiega fänniks muutunud polünukleotiididele ja väga uus teema, aga väga juba näeme väga häid tulemusi ja silmaalune nahk, kellele jaoks ei oleks mure silmaalune nahk meil kõigil. Et botuliiniga saab teha silmanurkasid, silma alla kui on vanem nagu 30 pluss, väga Just. palju vanem on ja, et Just. aga nahalõtvus, siis tegelikult ju see botuliin seal Väga ei aita. just, ta ei teeb tee, lõdvemaks. just, et ei tee seda, mida ta teeb seal Jaa. silmanurkades Mhm. ja polünukleotiidid on kindlasti tulevik, ma olen sellest täiesti kindel, et Jaa. niisutab, annab sära, isegi justkui natuke tugevdab seda nahka seal Jaa. silma all, et ma arvan, et Sobib ka neile, kellel on aukus silmaalused. aukus ja tumedad, tumedad. aukus, väsinud. Põhimõtteliselt kõikide eestlaste silmaalused sobivad. Jah, täpselt. Ma arvan, et 90% on need, kes on 30 pluss, isegi nooremad ka, et meil on kahjuks see probleem. Et Jaa. mõnda võib-olla ei häiri, siis ei ole vaja, aga see on jäsuke. Jah, et isegi kui ei häiri, siis tegelikult see on ka jälle selline, mis seda vanust natuke reedab, et kui muidu kõik on hästi sile, siis silmaalune, no mul endal ka, et kui ma meigi peale panen, siis ma naeratades ikkagi silmaalused on kortsus, et tuleb rohkem polünukleotiide teha. Me tegelikult Kristeliga tegimegi plaani endale, et me teeme 3 korda polünukleotiidid ja teeme karboksut alla. Et karboksu on ka siis selline uuem protseduur. Tegelikult ei ole uus võib-olla, aga lihtsalt vähe räägitakse. Vähe räägitakse, seda paljudel Jah, et- kliinikutes ei ole. Et saab kombineerida. Naha kvaliteet ikka jälle, seesama naha kvaliteet ja et naha ainevahetust parandada, mis on ka hästi oluline. Et ma arvan, et Jaa. väga hea ja hästi kiire protseduur. Silma ümber on see reaalselt 15 sekundit. Ja vot sellest me võiksime ka siia lausa panna pildi või video, et milline, alguses võib-olla ta on ehmatav, et silm läheb nii-öelda nagu õhku täis just ja vot oligi, Kristel tegi mulle nüüd siin eelmine nädal ja on veider tunne, ei saa midagi öelda, see ei ole nagu selline mõnus protseduur, mingi silitav kindlasti mitte, et aga korraks on tunne, et issand, et ei saa silma lahti ju, et Jaa, aga see oli hästi hetkeks. ja, aga sul oli põnev ka vaadata. Mul oli väga põnev. rohkem. Sa saad kindlasti super hea tulemuse selle jaa, et aga ei, põnev oli küll jah, et endal on ka hea ikkagi ära proovida ja teha ja et nii ta on. Et aga aasta 2025, mis sa veel oled tähele pannud, et on ju uuringud tehtud, et täitesüstide osakaal esteetikas on kahanenud, et protsentuaalselt tehakse nagu vähem ja süüdlane on ka Ozempic. Et aga see on muidugi teine teema. See on teine teema, jah. Lihtsalt inimesed võtavad kaalust alla ja nii-öelda see nahalõtvus tekib, et ega siis sa ju, palju sa täidad seda lõppude lõpuks? Lõppude lõpuks jäädki täitma. Et selleks ongi siis nüüd, mitte nüüd, tegelikult need on ka juba ju radiessi, me oleme juba väga palju aastaid teinud. Nüüd lihtsalt sisenes Eesti turule ka Sculptra, et siis PLLA, mis siis on just kollageeni-stimulaator, ehk siis täpselt see, mida kõik need kõhnad näod vajavad. Ehk siis põsesaarna on ilus kõrge, põsesaarna alused vajuvad täiesti tühjaks ja et täita ei ole seal alguses kindlasti mõtet, et kindlasti on näidustus Sculptra. Ja samas on ka, ma olen vaadanud, et need, kes siis nagu planeerivad kaalust alla võtta ja hakkavad võtma ka, et just seal vahepeal, et seda kollageeni boostida ja stimuleerida juurde, et siis ongi radies Sculptra, et midagi sellist siin valikust ta võiks olla, oleneb kõik muidugi näokujust ja niimoodi, et kumba võtta, on ju. Et jah, aga siin on ka väga palju tegelikult ju hirmujutte, et sotsiaalmeedias ka, et mõni ütleb, et see on täiesti kohutav preparaat, tekivad tükid, tekivad tüsistused, seda ei saa lahustada, see on õudne.
kommenteeri. Jaa, et kindlasti nagu iga protseduuriga, et oskuslik spetsialist käe all ei tohiks selliseid asju juhtuda. Et sa Jah. pead teadma, millises nahakihis sa oled. Mhm. Et kõik on liiga pindmiselt, täpselt nagu fillerigagi, liiga pindmiselt süstitud jäävad paistma. Just. Jah, riskid on iga protseduuriga, et mõne protseduuriga on rohkem, mõne protseduuriga on vähem, et nii ta paraku on. Jaa, aga kokkuvõttes jaskulkurat on ka ju nii palju aastaid tehtud, et selles mõttes sellel on ka ikkagi teadus taga. Vot, kui esteetiline meditsiin oleks keelatud, mis tööd sa teeksid? Jah, väga keeruline. See oleks töötu. Ei, võib-olla ei oleks. Mind natukene kogu selle esteetika kõrval, mis on ka tegelikult hästi oluline, on ka see tervislik toitumine. Et mul on see tervisliku toitumise teema on mu kirg. Ja ma arvan, et ma midagi toitumisnõustamist, midagi sellist teeksin. Võib-olla ka isegi eratreeneri. Ühesõnaga, ma olen selle peale isegi mõelnud. Oi, ma võiks olla su esimene klient. Mul on hädasti vaja, ma arvan, seda toitumisnõustamist ja järjepidevust. Teeme ära. Teeme ära, tõesti teeme ära. Karpidega kõik toidud ja no ma võiks küll ei osta kliinikusse. Kas ma ei ole juba piisavalt eeskujuks olnud nende toidukarpidega. Ma tulen iga päev tööle vähemalt 4 karbiga. Tuled tõesti, jaa. Aga sa kohukese sõid ära? Ei. Mina sõin ise ära. Täiesti kohutav, no. Jaa, ei, nüüd kevad tuleb ja homsest, täna ei luba midagi, homsest ma olen karpidega. Teeme nii. Jah, siis ma mõtlesin järgmisest, ei, homsest. Juba homsest, sest et kõige halvem variant on alustada igal esmaspäeval, et seda teevad väga paljud naised, see totaalne nõiaring. Esmaspäeval alustan, reedeks on motivatsioon läinud. Siis peab nende kommidega midagi tegema reaalselt nagu, et lihtsalt meie kliinikus patsiendid enam komme ei saa, sest pooled ma söön ise ära, et ja selles mõttes pooled topin vägisi patsientidele kaasa, et lihtsalt ise ära ei sööks. Õudne. Nii, aga vaatame siin edasi, et mis küsimused meil siin, et kas oled kunagi ennast ka ise süstinud? Ei, minu väga tihti küsitakse, et kui ma ütlen, et ma tihti näitan enda peal, näiteks, et mul on huuled tehtud, et mul tehti 3-4 kuud tagasi, et millised nad nüüd on, ka lohutamiseks, et see oli 1 milliliiter, aga ma ei näe välja üle süstitud. Et siis nad tihti küsivad, et kas sa ise ennast süstid? Ei, kunagi mitte. Et minu jaoks peegli ees süstimine ei ole okei. Et mul on kolleege, terve elu mul on olnud kolleege, keda ma usaldan. Et see on hästi oluline. Ma arvan, et need, kellel ei ole ühtegi kolleegi, keda usaldada, see on väga kurb elu. Et võiks olla vähemalt üks kolleeg, keda sa usaldad nii palju, et lasen ennast süstida. Ma olen hästi valukartlik, mul on kõik protseduurid. Ma ei tea, karboksu lasid väga hästi läbi. No ei lasknud, ma kiljusin. Aga see olen mina jällegi. Et see on ka see, et kui vaata väga lähedane inimene teeb, siis hakkad keputama. Et kui sa läheksid kellegi juurde. Sa ise, selles mõttes sa ei hoia tagasi vaata, selles mõttes. Et muidu ikkagi kõik protseduurid on talutavad meil. ja selles mõttes ma tahtsin ka öelda, et mina näiteks usaldan sind. Kristel on süstinud minu nägu ja ausalt öeldes naljalt ma kedagi enda näole ka ei luba. Et keda ma tegelikult ainukesena luban siia periformi ehk siis nasolabiaali piirkonda, just see koht siin, mis on paljudel probleeme, on Kristel. Karin on ka, aga sina kindlasti number 1 mul siin, ja sa oled ka süstinud seda piirkonda. Et nii ta on, et ma ütlen ausalt, et kui maa väriseb, siis Kristeli käsi ei kõigu. See lihtsalt on paigal ja nii ongi. Et väga turvaline käsi, tõesti. Ja sinikate vaba peaaegu. Noh, okei, on sinikate vaba ja nii, aga võtame paar viimast küsimust, sest muidu ma arvan, et me jääkski siia lobisema ja tegelikult see ju esteetika teema on niivõrd suur ja lai ja sul oleks sellest ka, ma arvan, väga palju rääkida, aga mida sa tahaksid, et inimesed teaksid esteetilisest meditsiinist, mida nad praegu ei tea? No ma arvan, et ikkagi kokkuvõttes see, et kõike on võimalik teha nii, et see välja ei paista.
ja kes ei soovi üldse ilusüste, siis on igal ilukliinikul alternatiivid, täpselt nagu see IPL ja see kasvõi see omaveri ja karboksüteraapia, kõik need sellised protseduurid, et kusagilt sa peab alustama. Et kui sa tunned peeglisse vaadates, et midagi tahaks muuta, aga sa ei taha oma nägu muuta, kuigi ma ütlen, kordan korduvalt, et ka täitesüst ei paista välja, kui see on õigesti tehtud. Botuliin ammugi ei paista välja. Et see kõik on, me teeme, ilusüsti me teeme alati enda jaoks. Et see ei ole nii, et ma lähen nüüd tööle ja kõik vaatavad, et näed, see ja see on süstitud. See ei pea nii olema. Ilusti öeldud. Ja siis on veel küsimus, et kui sa saaksid ajas tagasi minna ja anda 20-aastasele Kristelile ühe nõuande, mis see oleks? Kallis Kristel, kasuta päikesekaitsekreemi. Et ma olen ka oma õppetunnid kätte saanud, et selles mõttes, et ma ei olnud kindlasti see korralik päikesekaitse kasutaja. Et see tuli ikkagi kogu selle tööga, sest et sa näed kõike seda pigmenti ja no mul loomulikult endal ka hakkas pigment tekkima mingitel aastatel. Pigmentiga on ka see kaval asi, et ta ei tule kohe, et see vaikselt hiilib. Niimoodi, et üks hetk on üks väike laigukene ja lõpuks on juba 8, et need kahjuks jah niimoodi tulevad juurde. Et seda saab kasutada ikkagi, aga kaitsta nahka ikkagi ainult päikesekaitsega. Kusjuures ma arvasingi, et sa vastad nii. Et jah, aga see on ka õige, sellepärast, et väga suur vahe on näonahal, kes on kaitsnud ja kes ei ole. Jah, et lisaks siis see elustiil, et kindlasti väga palju on meil ikkagi ka saunatajaid, et siis saun väga meeldib ja ma väga palju kuulen seda, aga kui põsed punetavad juba 20-ndates, siis 40-ndates punetavad nad veel rohkem. Et mingil ajal see sauna on ühelt poolt hea, aga lihtsalt nahale, kui näonahale ikkagi peaks natuke vähendama, kes ikkagi peale iga trenni saunas käivad, siis see kindlasti ei ole kapillaaridele hea. Ja üks küsimus tuli ikkagi veel, et mis sa ise oled nagu märganud oma töös, et millal on see kõige drastilisem muutus naisterahvastel just? Mis vanuses? Jah, et ma arvan, et see 40+, 45+, et see vaikselt see perimenopaus ja kõik see mõjutab nahka, et siis tuleb eriti olla hoolikas üldse enda kehaga, et see kõik toitumine, vedeliku tarvitamine ja päikesekaitse. Ja regulaarsed protseduurid. Et need ei pea ju olema kõik täitesüstid alati, vaid just see naha kvaliteet. Et ei oleks kokkuvõttes ikkagi ja naha kvaliteet ongi kõige olulisem, et ei ole, näiteks kui mureks on ainult kurjuse korts, aga terve nahal on punetus, pigment ja nii edasi, siis selle kortsu täitmine või kortsu botuliiniga süstimine ei muuda kogu näos tegelikult ju mitte midagi, et kui ei tegele terve nahaga. Et minu alati tahaksin, et alustada protseduuridest, mis kõigepealt on kogu nahale ja siis alles täita kortse. Sama. Aga nüüd on viimane küsimus, ausalt. Et viimane küsimus, et kui keegi kuulab seda saadet ja mõtleb, kas tulla esimest korda ilusüste tegema, siis mida sa talle ütleksid? Ei pea alustama ilusüstidest, et ei pea, ja samas kui ei olegi otsest mingit muret, siis võib tulla lihtsalt konsultatsioonile, et arutame läbi, mida üldse võiks teha, aga kokkuvõttes tahan öelda, et ilusüsti ei pea kartma. Et see ei ole, väga tihti on valu taha jääb, kardetakse valu, kõik on võimalik tuimestada, täitesained sisaldavad juba lidokaiini, ehk siis on võimalikult mugavaks tehtud kogu see protsess. Ja viimasel ajal kasutame väga palju ikkagi kanüüle, ka huulte täitesüstidel, ehk siis torkeid on väga vähe selle tõttu, ka sinikarisk selle tõttu on vähenenud. Et ma arvan, et täitesüstid on kindlasti ohutud, kui neid teha õige tehnikaga, et alati soovitan tulla. Jah, aitäh sulle. Igal juhul tõesti ma veel kord tänan, Kristel, sinu ausa, armsa vestluse eest ja kui keegi tahab nüüd sinu kohta rohkem infot, et kuidas nad sind kätte saavad? Ilukliinik Noor ja siin. Ja mul on oma Instagrami leht ka. Kristel Kaur, _N8r.ee. Just. Ilukliinik Noore koduleht on meil n8r.ee ja Kristel Kaur. Tänan. Okei. Nii, kõik.